Tere! Tere! Kas te olete Tere? Jaa. Siis ma olen õiges kohas. Ma tulin täna vaatama seda, et meil on Kohila valla teenete märgid ja vapimärgid täiesti otsa saamas ja kuulsin, et teie olete see meister, kes meile neid on aastaid teinud. Jaa. Et tulime vaatama, kuidas see töö täna teil siin läheb, kas meil on võimalik oma varusid täiendada ja mismoodi need üldse sünnivad? On vaja, et märkidel oleks pressvormid. Katsuga rasked need on. Need on väga rasked, see on täielik teras. No ma pakun uupi, et see on 3,5 kilo. No ma ei tea, ma ei ole neid kaalunud. Aga võib-olla rohkem. Jaa, aga rasked on nad tõesti. Ja nendega lüüakse siis välja need toorikud, märgitoorikud, mis siis tuleb välja saagida. Ja no ma usun, et see ei ole nagu kõige suurem 2 mehe saag, millega seda tehakse. Ei, seda tehakse väikese juveliirisaega. Pressvormiga tulevad niisugused plekitükid, kus siis on see kujutis nagu peal ja sellest plekitükist tuleb see värk nüüd välja saada. Aha. Te ütlesite, et see on tombak. Väga huvitav, ma kuulen esimest korda üldse sellist materjali liiki. Just. Ta on metallide sulam, nii et ta ei ole vask ja ta ei ole messing ja ta on tegelikult niisuguse kuldse värviga nagu metall. Mööda kontuuri joont peab täpselt saagima, et kuskilt sisse ei sae. Vahepeal paneme parafiinisaele, et saag nagu libedamalt liigub. Aga kust ühel väikesel tüdrukul tuleb selline unistus? Et saada ehtekunstnikuks või aumärkide tegijaks? No see aumärkide tegemine, eks see on põhimõtteliselt tulnud kaasa selle firma tegevusega, kus siis telliti meilt igasuguseid aumärke ja rinnamärke ja medaleid ja hariduselt olen ma nagu ehtekunstnik, aga kuna mulle see märgindus on nagu istunud hästi, siis ma leian, et ma isegi pean seda nagu oma nagu põhitööks. Minu arust üks aumärk või märk on ka ehte alaliik. Ta ju samamoodi ehib inimest, eks ole. No nüüd ma ütleks, kui me olen need toorikud nagu välja saaginud, eks ole, siis ma pean nad kõik viiliga ilusti ära viimistlema, et selle saejälje kõik välja võtma ja pärast liivapaberiga ilusti ära tegema. Ühesõnaga praegu nad on pressi alt tulnud ja see metall on üpris kõva, siis tulega aetakse see kuumaks ja metall läheb nagu pehmeks. Siis ta käib korra appes ja siis ta läheb natukene painutusse. Ühesõnaga talle antakse väike kumerus, enne kui hakkame mailima. Nii et ma näitan, kuidas see kuumutamine käib. Tegelikult ma peaks tule ära kostutama, siis näeb, kui punaseks ta läheb. No, nüüd on ta juba piisavalt punane. Metall läheb pehmeks, aga tal tekib peale niisugune must kiht, seda me nimetame soteks. Aga see tuleb happes maha. Loodame, et hape on küll praegu külm. Võtab aega, aga see on väävelappe, lahjendatud väävelappe, kus kõik metallid pärast kuumutamist ja jootmist käivad. No, siin ta juba koorub ära. Nii paneme vette. Nüüd lähme korra mootori taha. Tundub neid mootoreid olevat üsna mitu, et sellega kratsime mustuse siit maha. Ma vaatan, et kindaid proua kätte ei pane, happest mootori juurde ja kõik põletamised. Ma ju näppupidi happes ei olnud praegu. Seda küll. Kui mul ikka niisugused natuke riskantsemad tööprotsessid on, küll ma siis ikka panen kindad ka. Näpud on juba plasterdatud. Jah.
nii, no nii, uhke mootor. ütleme, et see on nüüd See on tehtud vapimärgi toorik. ettevalmistus kumerdamiseks, aga kumerdatud märgid on mul juba seal emaili toas. Emailid on mul juba valmis tehtud. See on valge, millega me nüüd hakkame neid katma. Ja siin on juba kumerdatud toorikud. Meil läheb teenete märgi peale läheb see. Ja vapimärgi peale läheb see. Aga mina olen kogu elu harjunud niisuguste orkidega, nii et mina ühesõnaga pintsliga ei tee. Nii, ja see email on nüüd õõrutud uhbris ja selle destilleeritud veega. Ja ta on niisugune nagu hapukoor. Kui on asju, kus on mitu värvi, siis tuleb neid mitu korda katta. Mõned märgid käivad ahjus jumal 6-7 korda, oleneb, kui palju värve on vaja panna. Alati kõike värve korraga ei saa panna, sest emailide sulamistemperatuurid on ka erinevad. Kes teie kõige suurem meeskuju või õpetaja oli? Või on? Kunstiinstituudis muidugi me emailimist saime väga vähe tunde nagu proovida, aga vähemalt mingi maigu saime suhu. No seal olid niisugused legendaarsed õpetajad nagu Leili Kuldkepp ja minu diplomijuhendaja oli Lilian Linnaks. Et need, kes natuke Eesti ajalugu tunnevad nendele, need nimed ütlevad kindlasti väga palju. Salme Raunam oli meie ajal siis seal veel õpetaja. Nii et... Aga eks iga ehtekunstnik peab leidma oma stiili, oma töövõtted, mida ta armastab, mis tal välja tuleb, sest ega kõiki asju, tehnilisi asju niikuinii ei jõua endale selgeks teha ja... Meie perearstid, kes olid ikka aastakümneid Kohila kogukonna teenistuses, mõlemad pälvisid siis sellel aastal sellise au, et neile omistatakse teenete märgid. Ma viin selle nüüd vahepeal ahju peale kuivama. Siin ahju peal nad siis kuivavad. Ja kui on kuivanud, siis paneme ahju. Kui need on nüüd emailitud, need vapimärgid, eks ole, siis need lähevad hõbetamisse. Nii et see kollane tombaku pind kaetakse hõbeda pinnaga, nii et ta jääbki hõbe. Et siis põhimõtteliselt väärindatakse ta selliselt, et ta tegelikult on... Just, aga need nööbid mõlemal ongi hõbedast, prooviga 925, nii et kõik hõbedast asjad tegelikult tulevad paremini välja, ilusamini välja kui mingid, ikka spetsialisti silm ütleb, et kas asi on hõbedast või hõbetatud, ütleb kohe ära, nii et kuigi hõbe on nüüd viimasele läinud ikka meeletult kalliks, nii et ma ei tea, kuidas üldse edaspidi saab. On kohe näha suuruse vahe mu peopesas, eks ju, et üks läheb nendest vapimärgide ja teine teenete märgile. Meil vapimärk omistatakse sellel aastal Tiit Timmermannile, kes on aastakümneid eest vedanud Pahkla Kämpili küla tegemisi. Et see on selline eriline küla, kus inimesed elavad ja töötavad siis, kellel on intellektipuue. Mõnikord meelde segaduses juhtub tõesti see, et sa emailid valesti, aga siis päästab välja üks hape, fluorhape, paned happesse, seisab natuke aega paar päeva ja see hape sööb ära emaili pealt. Nii et võid alustada uuesti, kui see vana email on ära söödud. Koduperenaistel soovitame kodus järgi mitte proovida emailkottide peal. Kodus ärge järgi proovige. Kui on ikka lindiga, on ikka tähtis. On ikka tähtis. Ja kui on vapimärk, on väga tähtis ka, sest et me ei saa täpselt öelda seda, et meil on lihtsalt tehtud erinevalt, et teenete märk läheb siis inimesele, kes on ka Kohila valla kodanik, aga vapimärk annetatakse inimesele, kes ei ela Kohila vallas, aga on ometi tähtis. On meie valla heaks väga palju ära teinud. Aga seda kõike sõnaga pärast lihvitakse see liigne email maha ja siis tulevad välja kõik need joonise täpsused.
aga no ühe korra katmisega ei tule kunagi välja, nii et kui me selle ühe korra nüüd ära põletame, siis tuleb teine kord veel katta, et kõik need lohud ja asjad saaks ühesõnaga täidetud, et siis kui lihvimiseks läheb, et siis tuleb see pind nagu ühtlane. Ja kui ka pärast lihvimist see pind ei tule ühtlane, siis tuleb veel kord teda katta, nii et see märk võib tundub, et ikkagi nagu päris palju tööd on selle ühe märgiga. Ma ütleks, et see märk käib 1, 2, 3, ütleme maksimum 5 korda käib ahjus. Nii, emailid sulavad tavaliselt 830 kuni 850 kraadi juures. Ütleme, et koduses ahjus sellist temperatuuri ikkagi nagu välja Oi ei, praeahju ei maksa panna. Nii, ma arvan, et me võime selle teenetemärgi nüüd ahju pista. See on tulipunane ahi. Tombakuga ei juhtu midagi, kui ma ka selle, ütleme, unustaks ahju. Aga kui ma hõbeda unustan ahju, siis ma saan kätte siit pärast ühe käki, mis on kokku sulanud. Nii et seda temperatuuri tuleb kogu aeg jälgida. Et email oleks sulanud ja hõbe või metall oleks korras. Vahepeal ma muidugi vaatan ka. Ta nagu väga kaua seal siis ei ole. Ta peab olema parajalt. Et kui palju tunde läheb ühe märgi tegemiseks? No tunde ma ei ole arvestanud, aga ikka päivi, oleneb märgist. Päivi, nädalaid, mõne märgi puhul läheb ikka palju rohkem aega. No siit selgub selle märgi tõeline hind. Nii, nüüd on näete. Autoritöö, käsitöö, tundub praegu nagu oleks plastmassist, eks ole. Tahaks võtta kohe. Valge on hästi ilusti ära sulanud. Et tundus väga ühtlane. Kui on päris niisugune natukene niiske, ei juhtu midagi, aga kui näiteks panna märjalt, siis võib hakata see email lihtsalt pritsima. Emaili õnnestumine sõltub isegi emaili ja tujust, ütleks ma. Selles mõttes, et mõni päev on niisugune, kus kõik ebaõnnestub, tekivad augud, mullid, ühesõnaga täielik jama ja teine päev on absoluutselt kõik okei. Me saame minna vaatama, mis sellest välja tuli. Nii kaua tuleb klient. Ei puutu. Meil on niimoodi, et kõik need teenetemärgid ja ka vapimärgid on nummerdatud. Et me teame, missuguse numbriga, missugusele isikule on see teenetemärk, mis on talle omistatud. Kuidas teie kui kunstnik soovitate, et kui on näiteks, ma ei tea, liiga kirju kleit või missugune aumärk selle kõrval peab kusagil asetsema ja kas te seda teate? Tähendab, on olemas üks raamat, Eesti teenetemärgid. Selle autor on Hannes Valter, minu kadunud abikaasa. Ja seal on ühesõnaga Eesti teenetemärkidest juttu ja seal raamatu lõpus on ka ühesõnaga kõik nendest kommetest, kandmiskordadest, missugused aumärgid peavad üksteise järjekorras olema, mis mingil üritusel on eespool, mis on tagapool. Nii et kui selle raamatu kuskilt kätte saate Eesti teenetemärgid, siis sealt saate kindlasti vastused. No me peame vaatama, kas meie raamatukogus on ja kui ei ole, siis äkki kusagilt veel õnnestub siis ma võin anda. Selge, sest et see tuleks endale selgeks teha, sest et kui on aumärk, siis tuleb kanda seda niimoodi, et see on aupaklikult esitletud ka. Tähendab, kui on mitu aumärki inimesel saadud ja ta tahab kõik need rinda panna, siis seal on oma kord, missuguses järjekorras need rinda panna ja tavaliselt, kui ütleme, ta on Kohila valla mingisugusel üritusel, siis ma arvan, et ma ütlen praegu, et ütlen õigesti, et esimeses järjekorras peab olema see Kohila valla. Ehk siis loetakse paremalt vasakule. Jah, nii et, aga muidugi riiklikud aumärgid, need on, eks ole, ma usun, kõige tähtsamad, eks ole. Aitäh! Meil oli väga tore ja saime palju targemaks ja loodetavasti kõik, kes selle teenetemärgi on saanud või kunagi saavad vaadata
nii-öelda väikest intervjuud ja siis olla rõõmsad, et nad on saanud kuidagi kohtuda ka tegelikult selle inimesega, kes on meistrina kõikide nende märkide taga. nii et aitäh, et huvi tundsite.